Puid tohib ahjus põletada, bensiini diislikütust tohib paaki valada, rahustab asja eest vastutav minister alustuseks. Puuridad jäävad alles, ma arvan, et kes soovib sauna kütta puudega, saab ka edaspidi sauna kütta puudega, kes kütab oma maja või ahju puudega või pliiti. See kõik jääb, mitte kuhugi ei kao. Kui keegi soovib sõita diiselautoga, siis see võimalus on tal alles. Kui keegi saab sõita elektriautoga, ka see võimalus on. Kliimaseaduse vaidlused lasuvad hoopis selles, mida peavad tegema ettevõtted. Seadus ise on lühike, aga seadusega koos käivad niinimetatud teekaardid, kes mida peab tegema. Ehk lihtsamalt öeldes, kes kui palju peab raha maksma või ära lõpetama, et kliimaneutraalsuseni jõutaks. No meie pingutame ikkagi, et Eesti loodus oleks hoitud, et oleks selge, milliseid investeeringuid saab teha. See on ka majanduse huvides, sellepärast, et on aru saada, millised puhtad investeeringud on oodatud, muuhulgas näiteks, milles me panustame ühistransporti, mida me selleks teeme, milline on erinev taristu, majade soojustamine, kõik erinevad nüansid, millise tempoga midagi käib. Ettevõtjatele tuli üllatusena, et täna midagi valitsus arutab, sest ettevõtjad on need, kes peavad asja teoks tegema, aga nendega pole küll teekaarte paika pandud. Et siin ongi küsimus selles, et mis on realistlik, millises ajaraamis ja kui palju me siis suudame teha. Ja meie ettepanek on olnud see, et koostöös ministeeriumiga need teekaardid luua, läbi arvutada, läbi arutada ja siis võtta kohustused. Täna me teeme seda tegelikult tagurpidi. Tagurpidi tähendab tema sõnul, et kõigepealt peaks olema teekaardid, sealt selguma see, mida suudetakse teha, mis see maksab, kes maksab ja alles seejärel mõelda seadusele ja kohustuste võtmisele. Ja kui me vaatame ka, mis Euroopas toimub, ka Euroopa on aru saanud, et kui rohepöörde selline esmane eesmärk oli, et see rohelisem Euroopa annab meile konkurentsieelise, siis miski pärast on Euroopa tööstus hakanud oma konkurentsieeliseid kaotama. Tööandjate sõnul ollakse teekaartidega väga alguses, aga valitsuse tööplaan näeb ette, et seadus võetakse vastu juba järgmise aasta esimeses pooles. See eeldaks valitsuses kinnitamist lähikuudel. Ja ma saan aru, et on tekkinud natukene segadust, et täna justkui pidi tulema otsus. Kui see segadus on tekkinud, siis ma kindlasti vabandan, et see nii pidi on, et me ikkagi jätkuvalt tegutseme nende teekaartidega edasi koos ettevõtjatega, nii nagu me seda seni oleme teinud.